Käes on ilusad ning soojad ilmad ning koos nendega on muidugi saabunud meile ka ummikud. Nagu ikka igal suvel kaevatakse kogu Tallinn üles ning praegu ongi just seesama juhtumas suve lõpuni terve Tallinn tagurpidi. Mina Markus, tema Mart. Ja mina võtan täna tõukeratta ja sulle ma soovin autoga head teed Mordorisse. Me sõidame lauluväljaku juurest Telliskivisse mööda siis Reidide äärt ja üks leiab endale parima kiirema võimaliku trajektoori ning vaatame, kumb on kiirem. Nii, kell on nii umbes 8:30. Paneme taimerid käima ja alustame sõitmist ja vaatame, kes on kiirem, kes on aeglasem. Võidu peale. Võidu peale. 3, 2, 1. Apsti. Keerame siit lauluväljaku juurest välja kohe ja vaatame, kui kiiresti me siis autoga kohale jõuame sinna. Noh, jah. Tõukeratas ikka võiks ju kiiremini sõita kui 25 kilomeetrit tunnis. Natuke kahju on, kui ratturid niimoodi mööda tuiskavad. Aga noh, saame hakkama. Nii, nüüd ootame seda ülekäiku, mis on punane. Loodame, et... läkski. Yes. No nii. Seal nad lähevad. Tõukeratas läheb. Ma olen saanud juba 3 korda täiesti seisma jääda ja uuesti käigud sisse panna, käigud välja võtta. No selline kõige ehtsam nokerdamine hakkab vaikselt vormi võtma. No, päris sujuv on see sõit täna hommik. Ja Tallinn on väga ilus, kui sõita tõukerattaga. Kindlasti palju ilusam kui autoaknast vaadates, eriti kui sa istud ummikus. Kell on 8:37 ja ummikut ei ole. Sõitud oleme 4 minutit. Täna hakkab ummik väga palju kaugemalt, ma pean ütlema. See on ikka elu irooniana. Näe, vaata, Bolti tõuks jääb maha, see sõidab 20-ga, mina saan 25-ga sõita. Ja siin on Markus, me jõudsime järgi. Kuidas ta vahepeal ette jõudis meist? See on hämmastav. Täna oli vist liiklus väga soodne. Igal juhul praegu me möödume Markusest. Ja nüüd siis hakkab selline hästi mõnus, rahulik ootamisaeg. Aeg iseendale. Järjekordselt autos, passides. Ma mõtlen, et huvitav, mida erinevad inimesed teevad, kes sõidavad igapäevaselt autoga. See aeg, mis sa nagu paned, et sellele seismisele, see on nagu lihtsalt nii nüri. Aga kui sa võtaksid mingisuguse teise sõiduvahendi, nagu näiteks üksratta, tõukeratta, jalgratta, rula. Siiamaani on olnud väga hea sõita. Ühtegi sellist äärekivi ega muud jama ei ole, aga me oleme ju Reidi tee ääres, kus kõik on uus infrastruktuur. See on väga mõnus sõitmiseks. Siis lihtsalt võib-olla sa isegi ajaliselt ei võida nagu mingisugune 80% aega juurde. Sa võidad võib-olla 20% nagu sõiduaega. Aga lihtsalt see tunne, mis sa veel lisaks saad, see värske õhk, nüüd kui ilmad on ilusad, siis nagu soe, mõnus. Minu arust sa jõuad nii-öelda koju palju parema inimesena, kui see, et sa istud nagu tiksud üksi selles autos. Nüüd läheb põnevaks. Kõik see Jõetänav ja siis siin mere ääres Soolalao kõrval on igal pool mingi remont ja ehitus ja kõik on kollaseid märke täis. Et autojuhte Markust ma ei kadesta. Viimase siis, ma ei tea, mis see on, 3 minutiga ma olen liikunud mingisugune 20 meetrit või.
no see oli küll väga keerukas, tuli kruusateed ja ma ei tea, autoparklaid ja igast kohti läbida. Et siin võiks jalgratturi ja tõuksisõitja jaoks natuke paremini selle asja kuidagi ära kaardistada, et ma arvan, neid liikujaid selles suunas on päris palju. Ehk et seda võib kutsuda esmaklassiliseks seismise operatsiooniks, mis meil siin käimas on. Kes on stabiilsem seisja. Eriti tüütu on see, kui sul on manuaalkäigukast nagu. Palju õnne neile. Ma peaks ütlema, et täna hommik on see autotee harjumatult tühi. Et enamasti, kui ma siit sõidan, siis on ainult seisvad autod. Oleme saavutanud väga hea liikumistempo. See on selline minutis 10 meetrit. Minutis 10 meetrit, see tähendaks, et 10 minutiga 100 meetrit. Nii, nüüd oleme linnahalli juures, siin on ratturil ja tõuksisõitjal väga mugav, siin on see väga hea kergliiklustee tehtud Telliskivisse välja. Kui ma alguses ütlesin, et täna jällegi hommikut, siis jah, täna hommik hakkas umbes 2 korda hiljem, kui ta tavaliselt hakkab siin kandis. Aga no see hommik, mis siin hetkel on, see on ikka on hommikut. Läheneme Balti jaamale ja Markus ma tulemas ei näe. Üldiselt ma pean ütlema, et ma olen väga imestanud täna hommikuse liikluse üle, mis on nii mõnus auto jaoks, et mitte et ma tahaks vahetada tõuksi auto vastu, aga kui me teeme siin võistlust, siis ma arvan, et auto saab täna väga hea tulemuse kirja. No igal juhul peab ütlema, et väga mõnus on hommikune tööle tulek tõuksi või jalgrattaga. Ma käin tegelikult mõlemaga korda mööda. Et sa saad kogu aeg nagu liikumises olla, samal ajal kui sa näed, et need, kes autoga tulevad, istuvad kusagil ja ootavad sellest sabas, et see iseenesest juba tõstab tuju tööle jõudmise hetkeks nii kõrgele, et päev võib rõõmsalt alata. Me oleme kuskil ummikulaadses asjast passinud ja selle viimase 12 minutiga ma arvan, et me oleme läbinud mingisugune 700 meetrit täitsa ausalt, et kujutage ette, kui te nüüd olete siin ummikus ja te mõtlesite, et te jõuate kuskil kohtumisele on ja või ma ei tea, lapsele järgi ja ootab teid lasteaia ukse ees või ja arstil on aeg pandud ja peate minema, mida te ootasite 4 kuud on ja siis vaatad, et ohoo, et selle arstaja võib uuesti 3 kuu taha lükata, sest siit ei jõua küll mitte kuskile, mitte keegi. Yes, ma olen esimene. Juhu. Nii, kellad kinni. 20 minutit. No tere, Markus, et kuidas sul läheb, kaugel sa oled? Mina seisan kindlakäeliselt siin kohe lähenen Jõe tänava nurgale ehk siia Norde Centrumi juurde. Kuidas sul see juhtus? Huvitav. Mis asi juhtus? Me nägime üksteist ju enne Norde Centrumit seal. No see on tavaline liikumine siin kandis. Kus te olete jõudnud? Me oleme olnud nüüd mõned minutid Voltride'i juures, et meie sõidu ajaks kujunes 20 minutit. Te asja te olete juba kohal reaalselt? Ja reaalselt oleme kohal ja võtame päikest, kui nii võib öelda. Ja. No siis võtke päikest, tellige söögid ja asjad, sest et mul läheb veel natukene aega. Ja Marta helistas mulle just ja ütles, et nad on jõudnud Telliskivisse kohale. Ma tõesti arvan, et praegu sinna juba jõudsid, sest et nagu mulle tundus, et ma ei ole nii pikalt sinna, aga tõesti, kui ma mõtlen 23 minutit. No siis ma ei oska muud öelda, kui et good for you. Good for you. Jama, see võti jäi täna Markuse kätte, et ma ei saa tuppa. Ma pean siin ootama. Keerame kohe Telliskivisse meil sisse. 33 minutit on läinud. Mis see kell siis näitab? Meie saabumisest on praegu läinud mööda 15 minutit. Ehk siis Markuse aeg on 35 minutit umbes. No nii, Markus, kuidas oli?
no ega ta nüüd väga hull ei olnud, ma tulin lauluväljakult, see Telliskivist ainult 33 minutit ja 16 sekundit, et no kellel on aega palju elus üle, siis jumala eest. Ja. Ma ütleks, et kõrvalt vaadates mulle tundus, et autotee peal oli autosid täna haruldaselt vähe. Et ma ei teagi, mis sa seal Norde Centrumi juures tegid. Ei, ma käisin juveelipoes, aga täna oli väga väike liiklus tõesti võrreldes sellega, mis muidu seal on, et täna on isegi nagu, ma arvan, hea tulemus. Ja see, mis on auto hea tulemus, on siiski peaaegu 2 korda aeglasem kui ratta või tõuksiga sõites, et vaadake ilma ja tehke oma otsus ise, millega tulla. Tehke oma tark otsus ise, mõelge ise oma peaga läbi. Autos on küll tore passida, aga no kui sa oled kontoris juba 9 tundi passinud, siis ma ei tea, veist enam rohkem ei viitsi küll passida nagu.